Jätkame eelnevalt alustatud teema Jumala kartusega. Vaatasime, kuidas õpetussõnade esimeses peatükis on tarkus esitatud isikuna, kes esitab kutse kogu inimkonnale. Vastu võetud tarkuse kutse viib rahu, õitsengu ja lõputute õnnistusteni. Kuid tagasi lükatuna mõistab see meid hätta ja ahastusse. Need, kes lükkasid tagasi tarkuse kutse, tegid olulise vea, mis on kirjas õpetussõnade esimese peatüki salmis 29. Seal öeldakse, et nad ei valinud Jumala kartust. Ma kordan seda väga olulist avaldust. Nad ei valinud Jumala kartust. Ebaõnnestumine selle valiku tegemisel suunas nad õnnetuse teele. See toob välja kaks väga olulist fakti. Esiteks on tarkuse võti Jumala kartus. Teiseks, Jumala kartus tuleb meie tahteotsusega. Kui me ei tee õiget valikut, siis seda ei juhtu. See ei juhtu automaatselt. Edasi seisime õpetussõnade raamatus silmitsi veel kahe olulise faktiga Jumala kartuse kohta. Esiteks ei jäta Jumala kartus ruumi kurjaga leppimiseks. See paneb meid kurjust vihkama ja sellest eemale hoidma. Teiseks on Jumala kartus uks täiusliku elu juurde nii kvaliteedi kui kvantiteedi poolest, nii pika elu kui hea elu juurde. Oma tänases loengus jätkan õpetussõnade raamatu uurimist ja tutvustan veel ilusaid näiteid sellest, mida Jumala kartus meie heaks teeb. Esimene lõik on õpetussõnade 14. peatüki salmides 26 ja 27. Issanda kartuses on tugev lootus ja varjupaik tema lastele. Issanda kartus on eluallikas surmapaeltest pääsemiseks. Esiteks annab see meile tugeva lootuse. See vabastab meid kõigist kurjadest, negatiivsetest hirmudest, ärevusest, muredest. Kui paljusid inimesi te tänapäeval teate, kellel on tõesti tugev lootus ja enesekindlus? Enesekindlus on väga oluline. Piibel ütleb Uues Testamendis: ära loovuta oma kindlat usaldust, sest selle tasu on suur. Mis on enesekindluse võti? See on Jumala kartus. Inimene, kes astub tuppa enesekindlalt, tekitab teistsuguse reaktsiooni kui see, kellel enesekindlust ei ole. Kes alustab tööd enesekindlalt, saavutab palju suurema tõenäosusega edu kui keegi, kes on täis ebakindlust, hirmu ja muret. Niisiis päästab Jumala kartus meid kõigist neist kurjadest, negatiivsetest hirmudest, mis meid pärsivad ja muudavad meid mitu korda ebaefektiivsemaks, kui me võiksime olla. Teiseks öeldakse, et Jumala lapsed saavad Jumala kartuses varjupaiga. Seega juhib Jumala kartus meid turvalisse paika. Inimesed vajavad turvatunnet. Nad tahavad, et nende kodu oleks turvaline. Nad on mures signalisatsiooni ja oma majades sissemurdmiskindluse pärast. Nad tahavad, et nende investeeringud oleks turvalised. Nad tahavad, et nende pension oleks turvaline. Kuid tõelise turvalisuse võti, mis ei sõltu materiaalsetest ega rahalistest küsimustest, on Jumala kartus. Tema lapsed saavad varjupaiga. Mõtlen, et meie maailmas võib peagi juhtuda asju, mis muudavad varjupaiga oluliseks. Iga kord, kui kõnnite läbi Iisraeli tänavate, igal nurgal, iga maja seinal näete väikest silti, mis on tavaliselt musta või punast värvi ja sellel on heebreakeelne kiri Lam Miklat. Kas teate, mis see on? See on varjend, sest nad on pidevalt teadlikud, et vaenlase väed võivad neid igal ajal ette teatamata rünnata. Seega peab igas majas olema varjend, igal kogukonnal, igas piirkonnas on varjendid. Kuid see on tõsi meie kõigi elus. Kas meie elus on midagi, mis suunab meid varjupaika? Ma tahan öelda, et Jumala kartus on see seinale maalitud nool, mis näitab teile teed varjupaiga poole. Kolmandaks, Jumala kartus on eluallikas. Õpetussõnade raamat ütleb seal lõigus, mida me lugesime, et Jumala kartus on eluallikas. See on ilus pilt. Allikas on miski, mis aina voolab. Seda ei mõõdeta, see ei ole normeeritud, see on tasuta, see lihtsalt jätkub. Pühakirjas on elu ja Jumala kartuse vahel püsiv seos. Ja siis 4. väide on see, et Jumala kartus hoiab meid püünistest, mis meid lõksu püüavad ja hävitavad. Need on surmapüünised, püünised, mis viivad meid surma. Nii füüsilisse surma, kui mis veel olulisem, vaimsesse surma. Meie tee on täis palju püüniseid, kuid Jumala kartus suudab meid nendest eemal hoida. Ja siis edasi õpetussõnade 19. peatüki 23. salmis. Issanda kartus on eluks, siis võib magada rahulikult, ilma et õnnetus tabaks. Need on suurepärased lubadused. Jumala kartus viib ellu. Märkame uuesti seost Jumala kartuse ja elu vahel. See on elutee. Teiseks, see, kellel Jumala kartus on, võib olla rahul. See toodab püsivat rahulolu.
Kui palju inimesed te tänapäeval tunnete, kes on rahul, kes pole kunagi rahulolematu, pole kunagi pettunud, ei nurise kunagi. Ja siis öeldakse, et kellel see on, seda ei saa kuri tülitada. See hoiab meid kurjuse eest. See on peaaegu liiga hea, et tõsi olla, aga see on tõsi. See on Jumala sõna, see on pühakiri. Ja selle kõige võti on Jumala kartus. Vaatame veel 2 õpetussõnade raamatu lõiku, mis räägivad samuti Jumala kartusest. Õpetussõnad 22.4, mis ütleb nii. Alandlikkuse ja issanda kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Pange tähele, mida meile pakutakse. Rikkus, au ja elu. Kui rumal on neid tagasi lükata. Märkame veel kord, et rõhk on sõnal elu. Jumala kartus on tee ellu, see on elu allikas, see on elu võti. Mitte ainult pika, vaid ka hea elu võti. Kui erinev on see, nagu eelnevalt öeldud, kaasaegsest ideest selle kohta, kuidas head elu leida. Paljude inimeste suhtumine tänapäeva maailmas on selline, et kui ma tahan tõeliselt head, põnevat, rikast, täisväärtuslikku elu, pean ma loobuma igasugusest vaoshoitusest. Ma pean oma tarkusega hakkama saama. Ma pean ennast esikohale seadma. Mind ei seo ükski neist vanamoodsatest usupiirangutest. See on viis, kuidas tänapäeval inimesed mõtlevad ja räägivad. Kuid see on pettus. Ja mõtlen, et kui me vaatame nende inimeste elusid, kes niimoodi räägivad, siis näeme pettumust, kuna nad ei ole leidnud sellist rahulolu, mida nad arvasid leidvat. Jätkame veel ühe lõiguga õpetussõnade raamatust. Peatükk 23, salmid 17 ja 18. Su süda ärgu kadestagu patuseid, vaid karda alati issandat, sest siis on sul tõesti tulevik ja sul lootus ei kao. See on nõuanne, mida peame kuulama. Karda alati issandat. Ma mõistan seda nii, et Jumala kartus peaks läbima kogu meie elu ja määrama kogu meie elustiili. Usun, et inimesel, kes elab ja kõnnib Jumala kartuses, on väga omanäoline ja hea eluviis. Seega peame elama pidevas Jumala kartuses iga päev. See ei ole miski, mida me lihtsalt mingil hetkel endale ümber võtame, näiteks kirikusse minnes. Mõned inimesed muutuvad kirikus väga aupaklikuks ja kirikust lahkudes unustavad selle ja hakkavad teistmoodi käituma. Kuid pühakiri ütleb, karda alati issandat. Ära kadesta patuseid. Ärge laske enda ahvatleda patu näilistest naudingutest, mis on nii ajutised ja masendavad, kuid jätkake Jumala kartuses. Ja siis viimane lubadus, mis on nii ilus. Kindlasti on teispoolsus ja teie lootus ei kao. Iga ühe jaoks on teispoolsus, olenemata sellest, kas nad tahavad seda tunnistada või mitte. Kuid neil, kes jätkavad Jumala kartuses, on lootusega teispoolsus. Nii et see on Jumala kartuse ülim kasu. See ei piirdu ajaliste hüvedega, vaid see läheb ajast kaugemale, ulatudes igavikku. See annab meile lootuse, mis ulatub hauast kaugemale. Lootuse, milles ei pea pettuma. See on Jumala sõna tõotus.